Oleme tulnud Tallinna tänavatele, et küsida inimeste käest, kuidas nemad on vähendanud oma süsiniku jalajälge. Tervist, kas võib ühe küsimuse küsida? Me teeme tänava küsitlust, võib küsida küsimuse? No. Tuleme natuke siia, muidu ma keset ära. Ühesõnaga, kas teie olete viimasel ajal hakanud jälgima oma süsiniku jalajälge rohkem? Natuke ikka. Mitte rohkem kui tavaliselt vist. Sama? Ei. Pigem isegi natuke rohkem iga korraga jällegi. Ei, ma nagu ei tekita üldiselt väga palju süsiniku jalajälgesega, mul pole midagi jälgida. Aga kas te olete pannud rohkem rõhku näiteks oma süsiniku jalajälje vähendamisele? Ei, ma ei ole selle asjaga absoluutselt. See on vist väga aktuaalne, kui ta nii moodne sõna on, aga ei tea, ei ole mitte midagi sellega tegemist teinud. No, ma mitte väga. Aus. See ei ole kellelegi uudis, et kliima soojeneb ning me peame kiiresti reageerima, et maailma tulevik päästa. Tegutsema peame meie inimesed, sina ja mina, aga tegutsema peavad ka suurettevõtted ning tootjad. Oleme Saku õlletehases võtnud endale eesmärgiks viia tehas süsinikneutraalseks aastaks 2030. Tänavu on meie üheks suurimaks ja olulisemaks keskkonnaprojektiks käärimisel eralduva süsihappegaasi kogumine. Käärimisel tekkinud süsihappegaas on võimalik suunata uuesti tootmisesse ning kasutada õlleteo, filtreerimise ja villimise käigus. Sellest aastast alates on kõik Saku tooted pakendatud taaskasutatud plastist tehtud kilepakenditesse ja loomulikult korduv kasutame ka klaastaaret.